hambaravi ja kinoelamus. 25. veebruar, teisipäev. Täna on hea päev. Selge ei valuta enam nii palju kui viimastel päevadel. Abiks kindlasti nii õliravi nimega Katipasti Ayurveda kliinikus kui ka Ayurveda seljakreemid ja apteegist ostetud seljavalu hirmutamise vedelik. Olen usinasti neid kasutanud ja hambaarst kirjutas välja valuvaigisti, mis aitab ka seljale. Astume hambaarsti ruumi. 2 Eesti naist haakisid ka end kaasa. Koos on ikka julge. Ühele palun arstil teha valgendust, teisele hambakivi eemaldust ja minule siis nii valutava hambaga mässamine kui kroonid. Töö on tõeliselt kiire. Doktor Toshebo aega ei kuluta. Sel ajal, kui üks valgendamas juba tegeleb teisega. Vahel on 3 patsienti korraga toolides, abiarsti aga üldse ei ole. Doktor ise jookseb siia ja sinna. Haiget ta ei teegi, imestan. Teised naised pääsevad juba. Hambakivi eemaldamine maksis 500 ruupiat, hammaste valgendus 2 korda pool tundi 8000 ruupiat ja minul läheb 1 kroon 8000 ruupiat. Need on hetkehinnad. Ma ei tea veel, mis tulemus on, sest tulemuse saab laupäeval, aga jah, kõik, mis ta mu suus korraldas, ei tekitanud valu ja 5 päevaga on valmis 5 krooni. Lisaks pani ta mulle mingist kõvenevast plasteliinist asenduskroonid, et ma need 5 päeva ikka kaunis välja näeksin, mis oodata tuleb ja et ma ka närida saaksin. Eks laupäeval siis kiidan edasi. Tänaseks aga aitab. 2017 aasta kommentaar siin vahel on, et hambad on suus ja väga rahul. 2020 aastal võin ma kommenteerida, et hambad on suus nii mõnelgi eestlasel, kes on doktor Toshebo juures käinud ja kõik on väga rahul ja imestavad, et haiget see mees ei tee ja on oma ala professionaal. Istume bussis. Anne poriseb, et bussijuht on jube aeglane, meil vaja ruttu Mapsaturule minna. Naeran ja tuletan meelde, et Indias õpime kannatlikkust ja leplikkust. Kui ei taha seda selgeks saada, siis pole muud kui kannata. Mina ei taha kannatada, seega jälgin hoolega, et ma ei planeeriks liiga palju ja ei ootaks teistelt liiga palju ja ei usuks ja ei oletaks liiga palju, ei räägiks liiga palju ja nii edasi ja nii edasi. Kaaperdame bussi ära, Anne. Sina võta juhtimine üle, Oleg hakkab pileteid müüma ja Loora läheb ukse peale seda avama ja sulgema ja sihtkohta karjuma. Bussijuht laseb signaali. Vaat selle signaalitamisega ma küll toime ei tule, naerab Anne. Pole vaja muretseda, mina lasen signaali. Ja siis loeme Daily uudistest, et eestlased kaaperdasid kohas bussi ära. Naerame. Pole mõtet aega kulutada sellele, mis meist ei sõltu. Jah, onu on aeglane ja jäi aeglasemaks, kuid sellest hoolimata jõudsime me umbes 30 minutiga Mapsaturule. Pühapäeviti on Mapsaturul paljud poed kinni. Täna on teisipäev ja kõik poed on avatud. Jõuame üsna vara, seega ei ole vaja karta, et poepidajad luugid lõunaajaks kinni panevad. Esmalt apteek. Mapsas on suur apteek, mis õuest muidugi eriti suur välja ei paista. Esimesel korrusel saab tavarohtusi ja teisel korrusel on suur ruum jagatud lettideks. Homöopaatia, veterinaaria, kehahooldus ja Ayurveda. Päris huvitav kooslus muidugi. Ostame 777 õli. See ongi õli nimetus 777, mida psoriaatikud kiidavad. Psoriaasi mul ei ole, kuid ostan lihtsalt näidiseks 1 pudeli kaasa. Siis veel Ayurveda universaalset kreemi Kailas Jeevan. See on taas üks India ime, mis abiks igal elujuhtumil, nii sees kui välispidiselt. Sääsehammustused, kõrvetised, sügelemine, kriimustused, hemaroidid, päikesepõletus ja nii edasi ja nii edasi. Ostan kohe mitu karpi, ka kingituseks, hea ja praktiline, väikese mahu
ja kaaluga, soodne osta ja kasulik sellele, kellele kingin. Muuseas, see on kreem, mida ei tohi külmkapis hoida. Apteegis ostud tehtud, lähme üle tee ja trügime rahvasummas Kangapoe poole. Ja juba on meil sabas üks saaris naisterahvas, kes suvaliste soomekeelsete väljenditega meie tähelepanu püüab võita. Loomulikult tahab ta meid oma poodi asju vaatama kutsuda, kuid meil on täna tuli takus ja saadan ta viisakalt ära. Naise paljas kõht on sari alt paista. Räägin ka teistele sellest, et Indias on traditsiooniliselt sari järgides väga okei, kui kõht on paljas ja see ei ole midagi seksikat ja kõlvatut. Samas kui jalad on paljad, kas siis miniseeliku või lühikeste pükste kandmisel või dekoltee liiga suur, siis see on juba seksikas ja kõlvatu. Meil Eestis oleks aga paljas kõht pigem seksikas. Ostame tee peal endale ja kingituseks selfie-kepid. Tuleb ju ajaga kaasas käia. Suurem ja pikem maksab 150 ruupiat, väiksem teleskoopvarrega selfie-kepp aga 100 ruupiat. Made in China loomulikult. Lahe on see, et indialased ise ei taha eriti Hiina kaupa osta. Tihti kuuled poes halvustavaid kommentaare, et ei, seda ma ei taha, see on tehtud Hiinas. Meile turistidele kõlbab selle raha eest küll. Kauplen selle pikema kepiga 100 ruupia peale. Ostan 3 tükki. Kindlasti maksin rohkem kui vaja, kuid mulle see hind sobis. Vaatasin tee ääres klaaskapis rippuvaid kanavardaid. Tihti on kanavardad punast värvi, sest kana on üle tehtud punase tšillipulbriga. Kollased kanavardad saadakse kurkumiga, kuid rohelised kana, mis mulle kõige enam meeldib, saab, kui kana 24 tundi hoida koriandri marinaadis. Uurin järele, mis seal marinaadi sees on. Vastuseks saan, et roheliseks marinaadiks tuleb blenderdada mint, koriander ja natukene rohelist tšillit, soola ja jogurtit. Kõlab huvitavalt ja värv on ka imeilus. Vallutame Mr. Santoshi Kangapoe mapsaturul. Kangapoe number on 10. Siin läheb alati kaua. Imelised kangad on Indias, millised materjalid, millised värvid. Kuulen küsimust, et kas see on päris siid? Ei ole. Võib-olla rannapiirkonnas, kus palju turiste, poed hoiavad veel siidi sees. Meilt seda ei osteta. See siin on näiteks 79% siid ja ülejäänud viskoos, ütleb müüja ühele kangale viidates. Ostame, kohe mitu kangast ostame. Müüjad on abiks ja ütlevad, mitu meetrit meile soovitud stiiliga riideeseme valmistamiseks ostma peab. Kui Indias riie töösse viia, siis võib olla kindel, et ükskõik kui palju seda on, tagasi sealt sa midagi ei saa. Ja tihti on mõne päeva pärast õmblusfirma omaniku naisel sinu riidest kleit seljas. Kusjuures see ei ole nali. Siiski ei tasu hakata kahtlustama, et kõik siin kelmusega tegelevad, enamus, kuid mitte kõik. Istusime nagu ikka natuke ka mahlanurgas ja tellisime igaüks värske mahla. Loomulikult lisasime tellides plain please, no ice, no water, no sugar, ehk siis puhas mahl palun, ilma veeta ja ilma suhkruta ja ilma jääta. Kohalikele meeldib kõikjal jää ja hulganisti suhkrut. Valisin seekord apelsinimahla. Ka papaia on hea, kuid praegu märtsikuu keskel plastmaist maasikatest ja happudest mangodest tehtud mahla ei joo ise ega ei soovita teistele. Ananass on alati hea valik. Meelis tellis siiski mangomahla ja nagu arvata oli, krimpsutas nägu, kui naturaalselt mahla oli mekkinud. Hapu, väga vastik. Rannarestos on küll palju parem. Selgitan, et praegu joob ta ju värskest mangost tehtud mahla, kuhu ei ole lisatud suhkrut. Mango hooaeg ei ole veel alanud, seega on viljad toored ja mahl hapu.
rannarestos aga pakutakse värske mangomahla pähe tegelikult kas manza jooki, mis on väga suure suhkrusisaldusega mangojook, või siis mangomehust segu vee ja vähese koguse naturaalse mangomahlaga. Osadest rannarestodes on kenasti mangomahla juurde kirjutatud, et kasutatakse konservaati. Siin on üks foto, mille tegin rannaresto menüüst, kus on kenasti näha, mida see värske mangomahl sisaldab. Kohe ütlen teile, kuna fotot ma ei saa ju siin näidata teile praegu. Mango juice with fresh mango. Ja siin on kirjas, et on sisalduseks mangopalb ehk siis on see mangosiirup. Selline mangomehu, mida kunagi müüdi ka Eestis suurtes metallpočkades. Kui sellele vett sisse saab panna, siis saabki nii-öelda mangomahla. Mapsaturu shopping on tehtud. Lähme koju. Palun bussijuhile nüüd Kodutänava otsas välja lubada. Kui väga hoolega valvel oled ja hästi viisakas, siis läheb selline palumine õnneks. Mul läks. Buss peatub, hüppan ruttu maha ja hüüan tänusõnad juba edasi liikuvale bussile järele. Bussisõit on üks asi, mida kõik turistid võiksid vähemalt ühe korra Indias kogeda. Möödun Punjabi restoranis tänavanurgal ja nagu ikka uudistan, mida omanik lõunaks sööb. Sedapuhku on ta keedetud munade kallal. Küsin, et miks ta munad on pooleks lõiganud ja kollased välja võtnud. Tema vastab, et kollast ei ole hea süüa, et väga paljud Indias ei söö enam munakollast ja söövad ainult munavalget. Pööritan silmi, ütlen, et kuulen seda tõesti esimest korda, et munakollane võiks paha olla. Arst olevat öelnud, et see tõstab kõvasti kolesterooli. Ma saan aru, kui ta eelistaks valku, see tähendab munavalget, et kaalus alla võtta, kuid tema taldrikul on ka rasvased nisujahust praetud India lameleivad paratad, mis juba peale vaadates annavad vaatajale hulga kaloreid. Vähemalt minu puhul toimib see nii. Baariomanik räägib, et ta olevat Šveitsis üle 10 aasta kokku olnud ja oskab väga hästi liha küpsetada, kuid ruumide rendileandja on taimetoitlane ja andis restorani rendile vaid tingimusel, et köögis valmistatakse eelkõige taimetoitu. Ta ei luba teha looma ja sealiha, kuid kana ja kala on lubatud. Õhtul veedan natukene aega Sunny Holidays Sumaniga. Kurdan, et ma mitte kuidagi ei saa harjuda sellega, et õhtul on siin nii palju sääski. Võimatu on väljas istuda, aknaid ja uksi avada ei saa ja ei tohi, sest isegi võrgust pressivad need näljased pahalased end läbi, et minu magusa verega maiustada. Plaanisin küll, et sel aastal võtan kätte ja külastan homöopaatia arsti, kes mu sääskede jaoks ebahuvitavaks muudab, kuid päevad kaovad käest imelikult kiiresti ja julgen väita, et sel aastal ma oma plaani kahjuks täita ei jõua. Suman väidab, et enne koas sääski ei olnud, need olevat tekkinud siis, kui seatoaletid kadusid. Nimelt varasematel aastatel sõid inimeste jäätmed ära sead. Pikemalt võib sellest lugeda raamatus 14 päeva koas. Meie tänava baariomanik kaebas, et ta ei saa lilli baari kaunistamiseks kasutada, sest automaatselt tulevad ka sääsed, kelle vastu ei oska ta mitte kuidagi võidelda. Baari teenindajad toovad küll hoolega külaliste jalgade juurde sääsetõrje spiraalid, mis üht otsapidi on pudelisse pistetud ja teisest otsast suitsevad, kuid sellest on vähe abi. Kindlasti saaksin hea businessi püsti panna sääsetõrje meetodite viljelemise ja sääse taputeenusega.
ma ei tea küll, kuidas, kuid näiteks Karnatakas umbes 5 tunni autosõidute kaugusel imelises oaasis Wild World Spas, kus on mitu tuhat taimeliiki, on suudetud luua selline ökosüsteem keset džungli jõe äärt, et hoolimata troopilisest kliimast, niiskusest ja veekogudest ei ole seal peaaegu ühtegi sääske ja isegi mina saan õhtul ja öösel rõdul istumist nautida. Ühes tiigis hoitakse selleks näiteks spetsiaalseid kalu, kes söövad sääsevastseid ära ennem, kui need jõuavad sääseks areneda. Vägev koht on, sinna lähen kindlasti kunagi tagasi. Selline on vaate sealsest kohalikust kohalikule inimtühjale rannale. Siin on jälle üks tore pilt, mida ma teile näidata ei saa. Seal kasvavad meeletult ilusad lilled, on väga ilus ja vähemalt 70 erinevat vaatumusväärsust on selle koha ümber. Kinos jookseb India dokumentaalfilm Nerja, kus 23-aastane stjuardess päästab 359 inimese elu. Gerdo käis vaatamas ja kirjeldas, et enne filmi lasti India hümni, kogu saalitäis rahvast tõusis püsti. Oli olnud võimas tunne. Poole filmi pealt oli järsku film seisma jäetud ja hakatud siis reklaame näitama. Tuled pandud põlema ja välja kuulutatud vaheaeg. Hiljem kuulsin kohalikult, et mitte kõikides kinodes ei lasta hümni, sest indialased ei viitsivat hümni pärast püsti tõusta. Kinod on nädalavahetustel rahvast puupüsti täis, sest indialastele meeldib kinos käia ja mitte ainult kinos ja seda koos perega. Nädalavahetusel on rohkem vaba aega nii vanematel kui ka lastel. Nädala sees on turistidel lahedam kinno pääseda. Arvestama peab, et mitte alati ei ole filmidel inglisekeelset tõlget. Seega tuleb leppida hindikeelsete filmidega, kuid elamus on elamus ja seda tasub kindlasti nautida. Nirja film oli plaaditurul piraatplaadina Mumbai tänavatel juba müügil, ehk saan ka aega seda kunagi vaadata. 2017 käisime Erika, Diana ja Aliga Porvarimi kinos vaatamas 3D filmi King Kongist. Nagu kord ja kohus ostsime popcorni ja Coca-Colat ning vajusime pehmetesse mugavatesse nahktoolidesse. Popcorni topsid olid meeletu suured ja popcorn paraku väga maitsev. Pilet maksis kuskil 350 ruupiat inimese kohta. Enne kui film algas, tõusime kõik korralikult püsti, sest kõlaritest tuli India hümn. Minu arust väga vahva kogemus.